Tervist, ma olen Martin Imma. Täna suusatame Euroopa kõige kõrgema tõusu otsa, milleks on Mont Blanc, 4808 meetrit ja ma teen seda Tehvandi tõusul. Praegu see challenge tundub väga võimatu. Kõigepealt, kuidas see challenge töötab? Mont Blanc on 4808 meetrit, aga sinna otsa matkamiseks ei saa alustada nullist. Kiire Google ütleb, et sinna otsa matkamiseks alustatakse 2372 meetri pealt, ehk käib alles 2436 tõusumeetrit. Neid hakkan tegema siis meie enda oma Tehvandi tõusul, mille ametlik info ütleb, et üks tõus on 57 tõusumeetrit. Kiired arvutused ja saame, et peab sõitma 42,7 tõusu. No ütleme, et 43 tõusu, siis kindel. Sissejuhatuse klipi tegin kell 8, siis nüüd on juba 8:30 läbi. Probleem oli siis selles, et üleval ei ole lund ja peab labidega juurde viskama. Korra mõtlesin, et lähen toon enda mustalõmsuusad, aga need on mul teise klambriga, nii et ma tõin tühja need. Aga nüüd alustan ja vaatame siis, palju siin läheb. Mul ei ole kiiret kuhugi, nii et ma arvan, et ma saan tehtud. Siit siis alustan, lähen sinna poole ja lõpuks jõuan siis sinna otsa. Sinna. Tulin sealt tõusutusest alla, nagu näha, siis kõrgus on see, natuke langusmeetrid juba on, tõusumeetrid veel ei ole, aga nüüd hakkame neid tegema. Ja esimene kord on tehtud. Tuleb päris huvitav päev, ma ütlen. Ai. Rahulikult sõidad, pulss on mingi 140, nii et see juba näitab, kui suur see tõus on. Aga jah, tehtud, vaade ilus, lähme siis alla jälle. Kolmanda tõusu peal, siin kohal on siis järgsema osa tehtud ja tuleb siis see laugam osa. Aga praegu see challenge tundub väga võimatu ja väga ränk olema. Aga teeme edasi, vaatame. Nii, ja 10 tehtud, tund aega kulus selleks, nii et jah, siuke tund ja 10 tõusu on tempo. Paneme edasi. Väike update, 20 on tehtud, 2 tundi põhimõtteliselt lisasin veits tempot juurde. Esimesed väsimusmärgid, jalad veits siuke natuke rasked, aga ma arvan, et ei ole üldse hullu. Nüüd ongi, ma arvan, et teen siukse pausi, lähen söön veits. Siis ma toon prillid endale, et ma ei nutaks iga kord, kui ma alla sõin laskmisest. Ja teen väikse pausi ja siis paneme edasi. No nii, esimene baaslaager on tehtud. 20 tõus on tehtud, ehk siis natuke üle poole veel teha. Jah, ma arvan, et järgmise baaslaagri teeme siis 10 tõusu pärast ja siis peale seda saab lõpuni teha. Aga jah, lähme siis naudime seda Tehvandi tõusu edasi. Et nüüd vist lipe ei ole enam nii hea, aga mis ta ikka ära ole. No nii, ametlikult üle poole tehtud, tuju on hea, vahepeal tuleb päike välja, mis saaks veel parem olla. Jah, mõnus, paneme edasi. Kolmkümmend tehtud, siuke tähegi pigem on ikka raske, küljed on labist valusalt, ma ei tea, mis loogika järgi, kas eelmisest trennidest või millest. Teine baaslaager tuleb nüüd siis ja ma arvan, et ma lähen söön, nii et jah, energiat on praegu tõesti vaja. Kõht on täis ja tegelikult juba sõidetud ka,
lõpuks sain siis kaamerame ka ja teeme siis lõpuni ära. Palju ei ole jäänud enam. Niipidi laseks ise ka alla, ma arvan. On raske ka või? Nagu üldse ei libise enam. Nagu hommikuga võrreda. Ja paid klistrit või? Jah. Kuidas on olla 40. korda Tehvani tõusul täna? Ei oskagi öelda, noh. Nagu samas, miks ma seda teen. Samas, miks ka mitte. Tuleb teha. Naudime aprilli siis nii-öelda. Kolm. Väike mäng ka siis vaatajatele, et otsi pildilt Martin Himma. Leidsid või? Okei. Aga ma hakkasin mõtlema, et kui ma päriselt sõidaks seal, siis mul oleks päris vähe õhku juba vist. Et äkki ma peaks nagu hinge kinni hoides sõitma. Nagu... Mitmes on? 41. 42. Okei, sõida. Ei. Ja Martin Himma saab nii pähe. Pool tõusu veel, siis on tehtud. Ma panen ühe kiirenduse. Aga ei liigu. Kiirendusel jääd siia. Nüüd juba lõpp paistab. Let's go. 43. 45 kilomeetrit suuska. Lihtsalt Tehvani tõusul üles alla. Ma ei tea, see lõpu mingi 3 olid kõige hullemad. Vahepeal mul jumala hea. Nüüd tõbis jumala siukseks jalad raskeks ära ja jumala raske. Aga tehtud. Ma olen rahul. Mäe otsas. Panen mingi lipu ka pisti, kuidas see käib. Saigi tehtud. Järgmine päev. Mul on jalad suht valusad, trepist üles kõndida ei taha. Aga samas päris lõbus. Sai palju kilomeetrit koguda. 45 kilomeetrit. Panen siia ka kaardi. Tõusumeetrit 2451. Nii et jah, ma arvan, et kõik sai täitsa hästi tehtud. Ja kui video meeldis, pane like, subscribe, kelluke ja nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme. Tip-top vana Chaneli kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme. Pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme. Tip-top vana Chaneli kombe. Ei saagi vist teha. Siuke tühi tunne on sees.